Minu nimi on Oliver Sild ja ma olen veebiturbe startupi Veeparks tegevjuht ja üks kaasasutajatest. Tegeleme siis veebirakenduste, veebilehtede kaitse ja monitoorimisega. Lisaks sellele olen Forwardspace koostöötamiskeskuse üks asutajaid, aitame noortel alustada ettevõtlusega ja õppida juurde uusi asju. Ja veel lisaks sellele siis korraldame ka aktiivselt Pärnus ja ka tegelikult mujal Eestis Capture the Flag nimelisi üritusi, kus siis on võimalik enda oskuseid kübervaldkonnas proovile panna ja siis aja peale lahendada erinevaid krüptograafilisi ülesandeid, testida erinevaid tarkvara haavatavusi ja põhimõtteliselt nii-öelda tunda lõbusalt aega koos teiste nii-öelda küberturbe huvilistega. Minu teekond selles valdkonnas algas juba põhikoolis. Põhikooli algus või põhikooli lõpuklassides tegelikult hakkasin ma ise küberturbest väga palju huvi tundma ja mäletan, kui ka arvutitundides sai sõpradele näidatud erinevaid trikke, kuidas terve klassiruumi liiklust ümber suunata või muid laadseid nii-öelda sellist wow-efekti tekitavaid nii-öelda nalju teha, mis tegelikult lõppkokkuvõttes mind nagu sellesse valdkonda ka jättis, sest lõppkokkuvõttes on see üks iseseisev õppimise protsess ja tegelikult ka väga loominguline, et kui sa nagu turbe poole pealt mõtled, siis eks see lõppkokkuvõttes tähendab, et sa pead väga palju arvutitest puhtalt teadma ja samas nii-öelda ka teadma, kuidas nad töötavad ja samal ajal teadma ka, kuidas nad ei tohiks töötada. Edasi tegelikult iseseisvalt õppimise põhjalt hakkasin ma väga siis süstemaatiliselt õppima juurde ja nii-öelda seda kutsutakse nii-öelda T-shape imiseks, et tekitada endale laiema põhja alla ja siis valida enda jaoks mingi spetsiifilise suuna, mida siis õppida ja mida suunas liikuda. Minu jaoks sai see tegelikult veebiturvalisuseks, veebilehtedega seotud nii-öelda turvalisuseks ja sellest, kuidas tegelikult see valdkond töötab, areneb ja millised võimalused selles valdkonnas on. Nii meditsiini, tööstusettevõtteid, kaubandusettevõtteid, ka kõiki väikeettevõtteid. Et selle valdkonna juures on niivõrd palju erinevaid osi, mida tuleks või mida on võimalik avastada. Ja ma arvan, et see teeb ka selle valdkonna tegelikult just niivõrd huvitavaks. Mina noortele kindlasti soovitaksin väga palju iseseisvalt lugeda, õppida. Meil on nii palju materjale internetis, ka tasuta materjale, mille põhjal tegelikult ennast valdkonnas arendada. Toome näiteks Cybrary, kus on reaalselt tohutul määral õppevideosi, mida sa saad ükshaaval läbi käia ja tegelikult seda kõiki teadmisi on võimalik ka suhteliselt lihtsalt rakendada. Kas või testida enda teadmisi esialgu erinevates platvormides nagu Hack the Box, kus on võimalik ülesandeid lahendada, on erinevaid online või nii-öelda avalik CTF, kui sa ise veel võib-olla ei julge kohale minna, mida ma kindlasti soovitaksin, sest see tegelikult on väga fun. Ja lisaks tegelikult, kui sa juba mõtled sealt sammukese edasi astuda, siis sul on võimalik ka proovida erinevaid bug bounty platvorme, nagu näiteks HackerOne, Bugcrowd, kus sul on siis võimalik erinevate ettevõtete nii-öelda lehti või tarkvara ise testida. Ja ma arvan, et see on väga konkreetne samm, mida võiks tegelikult iga IT nii-öelda ka õpilane proovida, vähemalt proovida. Ja kes teab, võib-olla hakkab ka endale meeldima.